Iraani välisminister jooksis just Hiinasse abi paluma. Ja kõige üllatavam osa on see, et see võib tegelikult toimida. See on hoolimata sellest, et ka Hiina ise kannatab. Varem sai Hiina umbes 60% oma naftast läbi Hormuzi väina ja see nafta enam ei liigu, sest Iraan teeb seda, mida ta teeb. Aga hoolimata sellest näib, et Hiina on valmis aitama islami režiimil ellu jääda. Vaatame siis, mida Hiina teeb. Näete, Hiina jaoks algas probleem siis, kui USA rahandusministeerium kehtestas sanktsioonid Hiina Hangli naftakeemiatehasele. See on suur rafineerimistehas. See töötab iga päev umbes 400 000 barrelit naftat, mis teeb sellest riigi suuruselt teise sõltumatu rafineerimistehase. See kehtestati sanktsioonide alla aprilli viimasel nädalal ja just seda ütles rahandusminister Bassen, kui ta selle sanktsioneeris. Kuulake. Me teeme koostööd oma Pärsia lahe liitlastega, kes on olnud ligi 40 päeva tule all ja on nüüd palju valmisolevamad jagama Iraani režiimi liikmete ja nende riikide pangakontosid. Ja võtame ühendust pankadega, sealhulgas Hiina pankadega, et neile meelde tuletada, et kõik Iraani kaubad ja nende ostmine on keelatud. Ja et dollarid allutatakse sanktsioonidele ning kui tekib probleem, survestame kehtestama teiseseid sanktsioone. Nüüd nendele sanktsioonidele reageerides tegi Hiina midagi, mis pole eriti tavaline. Nad blokeerisid selle tegelikult. Nad kehtestasid keelu, mis muudab Hiinas asuvatele ettevõtetele nende sanktsioonide järgimise sisuliselt ebaseaduslikuks. See keeld avaldab nüüd suurt survet rahvusvahelistele ettevõtetele, kes tegutsevad Hiinas. Ja kui ma ütlen rahvusvaheline, siis ma mõtlen tegelikult igat ettevõtet, olgu see siis Hiina või välismaa ettevõte, mis tegutseb Hiinas ja ka väljaspool Hiinat. Võib-olla isegi siin Ameerika Ühendriikides. Sest nüüd on need ettevõtted väga ebakindlas olukorras. Kui nad järgivad sanktsioone, rikuvad nad Hiina seadusi. Ja kui nad sanktsioone ei järgi, rikuvad nad Ameerika seadusi. Nagu ma varem ütlesin, siis varem ei olnud Hiina midagi sellist proovinud. Ameerika Ühendriigid kehtestasid sanktsioonid ka mitmele teisele ettevõttele ja pangale, kes aitasid Iraani. Hiina ei reageerinud nendele. Aga seekord reageeris Hiina peamiselt seetõttu, et tegemist on riigi teise suurima rafineerimistehasega. Lisaks sellele on see rafineerimistehas väga oluline ümbritsevate piirkondade varustamisel. Ja sellepärast ei saa Hiina endale lubada selle rafineerimistehase kaotamist. Sellepärast nad ka hakkavad vastu. Ameerika Ühendriikide vaatenurgast ei tea me täpselt, kuidas Hiina reageerib, sest rahandusministeerium pole tegelikult mingit kommentaari andnud. Nad pole öelnud, mis juhtuma hakkab. Nad on varem öelnud, et iga ettevõte, kes rikub USA sanktsioone, saab karistada teiseste sanktsioonidega. See on midagi, mida rahandusministeerium ütles enne, kui Hiina selle kohtumääruse kehtestas. Pole täpselt kindel, kas nad kavatsevad midagi teha, et Hiinaga tüli norida, sest nagu paljud teist juba teavad, president Trump külastab tegelikult Hiinat, et kohtuda Xi Jinpingiga, ma arvan, et 15. mail. See on juba varsti tulemas. Ja ma kahtlen, et USA tahab enne seda kohtumist mingit rahvusvahelist vahejuhtumit tekitada. Eile pidas välisminister Marco Rubio pressikonverentsi ja temalt küsiti selle kohta. Ta ei andnud selget vastust selle kohta, mida rahandusminister kavatseb teha, kuid ta tõi välja mõned olulised punktid. Kuulake nüüd. Kas te saaksite kommenteerida ka USA sanktsioonide eiramist? Selle küsimusega suunan teid rahandusministeeriumi poole. Meil on olemas erinevad võimalused. Kui te eirate meie sanktsioone, siis seisate silmitsi teiseste sanktsioonidega. Mul ei ole täna selle kohta teile midagi teatada, kuid me ei tee neid asju sümboolsetel põhjustel. Esimese punkti kohta selle visiidi osas, see on korras. Ma loodan, et hiinlased ütlevad talle, mida on vaja öelda. Nimelt, et see, mida te väinades teete, põhjustab teie ülemaailmse isoleerituse. Selles olukorras olete teie süüdlane. Teie ei tohiks laevu õhku lasta, te ei tohiks miine paigaldada, te ei tohiks üritada ülemaailmset majandust pantvangis hoida. Ma loodan, et hiinlased edastavad neile selle sõnumi, olgu see siis privaatselt, kuid ma loodan, et otse. Nagu ma täna varem kirjeldasin, on Hiina ekspordile orienteeritud majandus. Olgu, ma ei ole siin selleks, et rääkida sellest, mis on Hiinale parim, aga see on ilmselge. Hiina on ekspordile orienteeritud majandus. See tähendab, et nad sõltuvad teistest riikidest, kes neilt kaupu ostavad. Sa ei saa neilt osta, kui sa ei saa kaupa sinna saata. Ja sa ei saa neilt osta, kui sinu majandus hävitatakse selle tõttu, mida Iraan teeb. Seega pole asi Iraanis, vaid Hiina huvides on, et Iraan lõpetaks väinade sulgemise. See kahjustab ka Hiinat. Alles eile õhtul käis Iraani välisminister Abbas Araghi Hiinas. See on esimene selline visiit. See on esimene kord, kui ta külastab Hiinat pärast selle sõja algust. See on kindlasti midagi, mida kõik jälgivad. Eriti arvestades, et Hiina on suhteliselt üks suurimaid islamirežiimi majandustoetajaid. Nad ostavad umbes 98% naftast, mida islamirežiim ekspordib.
Kui poleks Hiinat, siis Iraanis sisuliselt majandust ei olekski. Nii et Iraan sõltub tõesti Hiinast. Ja keegi ei tea täpselt, mida Iraan praegu küsib. Salvestan seda teisipäeva õhtul ja me ei tea täpselt, millest nad räägivad. Aga see, mis juhtus vahetult enne tema maandumist Hiinas, on tegelikult palju huvitavam. President Trump otsustas selle avalduse teha, šokeerides kõiki. Enne kui me selle avalduse juurde läheme, väike meeldetuletus kõigile. Vajutage allpool meeldivaks märkimise nuppu ja tellige kanalt. See tõesti aitab meid algoritmis ja annab meile rohkem motivatsiooni teile uudiseid kajastada. Nüüd vaatame seda avaldust. Pakistani ja teiste riikide palvel. Tohutu sõjaline edu, mis meil on olnud kampaania jooksul Iraani vastu. Ja lisaks sellele, et Iraani esindajatega on tehtud suuri edusamme lõpliku kokkuleppe suunas, oleme vastastikku kokku leppinud, et kuigi blokaad jääb täielikult jõusse, projekt Vabadus. Laevade liikumine Hormuzi väinas peatatakse lühikeseks ajaks, et näha, kas kokkulepe saab lõplikult sõlmitud ja allkirjastatud. See šokeerib mitte ainult mulle, vaid ka paljudele inimestele, kes jälgisid kõike toimuvat. Ja paamine põhjus, miks see šokeeriv oli, seisnes selles, et eile andsid mitu erinevat valitsuskabineti liiget välja avaldusi. Põhimõtteliselt öeldi, et see on suurepärane humanitaarprojekt, mida Ameerika Ühendriigid ellu viivad. Projekt Vabadus. Ja see jätkub. Sest Pärsia lahes on laevad kinni selle tõttu, mida Iraan teeb Hormuzi väinas ja Ameerika Ühendriigid aitavad neil laevadel sealt välja pääseda. Ja nagu te võib-olla mäletate, on Pärsia lahes umbes 2000 laeva, mis on olnud seal kinni umbes 2 kuud, nüüdseks juba üle 2 kuu. Ma arvan, et nüüdseks on see olnud 2 kuud ja nädal. Ja lisaks sellele oli neil 2000 laeval umbes 20 000 meremeest. Neil hakkavad varud otsa saama. Neil hakkab otsa saama kõik muu, mida on vaja laeval ellujäämiseks, kui see on lihtsalt rahvusvahelises veetees kinni. Ja just sellepärast alustasimegi seda humanitaarprojekti. Ja me ütlesime seda ka avalikult, kui president Trump selle algatas. Ja nüüd, vaid 2 päeva pärast selle algust, oleme me selle sisuliselt pausile pannud. Loodetavasti tuleb peagi mingi kokkulepe. Vastasel juhul on administratsioonil väga keeruline täpselt selgitada, miks me selle pausile panime. Eile pressikonverentsil ütles president Trump, et Hiina on olnud Ameerika Ühendriikidega suhteliselt sõbralik, hoolimata sellest, et USA on Iraani vastu tegutsemas, mis on Hiina, ma arvan, marionettriik teatud mõttes, kui seda nii võib nimetada. Ja ta ütles ka, et võib-olla saab Hiina meid aidata mingisuguse kokkuleppe saavutamisel. Kuulake. Järgmisel nädalal on meil väga tähtis kohtumine president Xiga Pekingis. Minister Besson on öelnud, et üks peamisi teemasid päevakorras on Iraan. Mida loodate president Xiga saavutada seoses Iraaniga? Mul on president Xiga väga head suhted. Teate, minu arvates on ta suurepärane mees ja me saame hästi läbi. Ja te näete, kuidas meil läheb. Me teeme Hiinaga palju äri ja teenime palju raha. See on teistsugune kui varem. Aga ma räägin sellest, see saab olema üks teema. Aga ta on selles osas olnud väga meeldiv. Teate, ausalt öeldes saab ta umbes 60% oma naftast Hormuzi väina kaudu. Ja ma arvan, et ta on olnud väga lugupidav. Hiina pole meid proovile pannud, nad ei esita meile väljakutseid ja ta ei teeks seda. Ma ei usu, et ta teeks seda minu pärast. Aga ma arvan, et ta on olnud väga lugupidav. Nüüd, mis teeb selle olukorra kõigi jaoks, kes seda jälgivad veelgi segasemaks, on see. Kui president Trump ütleb, et leping Iraaniga on allkirjastamisele väga lähedal, siis välisminister Marco Rubio ütles, et me ei tea isegi, kellega me läbi räägime, sest Iraani juhivad erinevad fraktsioonid. Nii et me ei tea täpselt, kellel on võim. Tegelikult nägime me alles eile selle kohta näidet, kui IRGC ründas Araabia Ühendemiraate ja Iraani president oli selle peale vihane ning ütles seda avalikult, öeldes, et me ei toeta seda rünnakut. Nii et Iraanis on fraktsioonid, mis võitlevad võimu pärast, aga president Trump ütleb, et leping on peagi tulemas. Teisalt aga ütleb Marco Rubio seda. Välisminister Rubio, kas olete näinud mingeid hiljutisi märke, et Iraan oleks valmis loobuma oma tuumarelva programmist viisil, mis oleks usaldusväärne, kontrollitav ja viiks kohese pingete leevenemiseni? No vaadake, see on neile juba ammu probleem, eks. Ma mõtlen, nad on alati öelnud, et nad ei taha tuumarelva. Nad on seda alati öelnud. Nad lihtsalt ei mõtle seda tõsiselt. Ja miks te küsite, kuidas te teate, et nad ei mõtle seda tõsiselt? Noh, me ei usu seda, sest nad teevad kõiki neid asju ja on ajalooliselt püüdud teha kõiki neid asju, mida tehakse siis, kui soovitakse tuumarelvaprogrammi. Näiteks nad arendavad ja püüavad arendada kaugmaa rakette, mis on nüüd mõnel juhul võimelised jõudma suuremasse ossa Euroopast. Nad ehitavad neid suuri maa-aluseid tsentrifuugijaamu rikastamistegevuseks. Maailmas on palju riike, kes tegelevad rikastamisega, kuid nemad teevad seda mägedes, koobastes ja varjatult. Neil on alati olnud oma tuumaprogrammis salajasi osi, mida maailmale ei avaldata. Ja me teame kindlalt, et neil on endiselt 60% rikastatud uraani. Sellel pole mingit tsiviilkasutust, mitte ühtegi, 0.
nii et neil on siin võimalus nõustuda millegagi, mis teeb selgeks, et nad ei ole tuumarelvast huvitatud. Üks asi on öelda, et me ei taha tuumarelva. Teine asi on teha neid asju, mis tõestavad, et te tõesti ei taha tuumarelva. Muide, kui Iraan tahab tsiviiltuumaprogrammi elektrijaamade ja muu sellise jaoks, siis on maailmas palju riike, kellel see on olemas, aga nemad ei rikasta uraani. Nad impordivad rikastatud materjali. Nad võiksid seda saada, kui nad seda tahaksid, aga nad ei käitu nii, nagu nad seda tahaksid. Nad käituvad nii, nagu nad tahaksid sõjalist tuumaprogrammi. See ei ole vastuvõetav. See ongi protsess, millega me praegu tegeleme. See on selle diplomaatia eesmärk. Jõuda mingisugusele arusaamisele, millistel teemadel nad on nõus läbi rääkima. Meil ei pea olema tegeliku kokkulepet kirja pandud ühe päevaga. See on väga keeruline ja väga tehniline. Aga meil peab olema diplomaatiline lahendus, mis on väga selge nende teemade osas, mille üle nad on valmis läbi rääkima, ning selles, kui kaugele nad on valmis minema ja milliseid järeleandmisi nad on valmis tegema juba alguses, et need läbirääkimised oleksid mõttekad. Seda teevadki Steven Jarrett ja kogu meeskond. Ja ma loodan, et mul on selle kohta häid uudiseid. See on tulemus, mida me eelistaksime. See on tulemus, mida me oleksime eelistanud juba aasta tagasi. See on tulemus, mida enamik meist oleks eelistanud juba ammu. Aga see ei ole valik, mida nad on meile oma tegevusega andnud. Nüüd, nagu te võite ette kujutada, tähistab Iraani meedia seda sündmust suurelt. Nad kujutavad seda põhimõtteliselt Iraani võiduna, öeldes, et Iraan ei pidanud millestki loobuma. See on Ameerika Ühendriigid, kes taganeb, sest asjad ei lähe USA jaoks täpselt plaanipäraselt. Ja teab mis? Nad ei piirdunud ainult sellega. Nad ründasid ka Prantsuse alust, mis üritas Hermusi väinast tagasi väljuda, trotsides taas rahvusvahelist õigust ja sooritades terrorirünnakuid. Tegelikult on siin ühendstaabi ülemate esimees kindral Dan Kane, kes selgitab täpselt, mitu korda Iraan on vaherahu rikkunud ja tsiviillaevu rünnanud. Kuulake. Lubage mul anda teile ülevaade viimaste päevade tegevustest. Ja kui te vaatate siin kaarti, nagu minister ütles, on Ameerika Ühendriigid loonud projekti Vabadus, et avada Hormuzi väin. See graafik toob esile sõjalised rünnakud, mida iraanlased on üritanud korraldada või juba toime pannud. Rohelised ja sinised täpid näitavad kaubalaevade ja tankerite rühmitusi. Ja Ameerika Ühendriigid on siin väina kohal loonud märkimisväärse kohaloleku, et tagada kaubanduse vaba liikumine, märkides samas, et blokaad idatiival jätkub. Kaart näitab näiteid ja näidiseid Iraani rünnakutest kaubalaevade vastu väinas, samuti Omaani lahes ja Araabia lahe põhjaosas. Alates relvarahu väljakuulutamisest on Iraan tulistanud kaubalaevade pihta 9 korral ja hõivanud 2 konteinerlaeva. Ja nad on rünnanud USA vägesid rohkem kui 10 korda, kõik need juhtumid on jäänud alla piiri, mis tähendaks suuremate lahingutegevuste taasalustamist praegusel hetkel. Nagu ma mainisin, näete ka tankerite ja kaubalaevade gruppi USA blokaadijoonel. Tänu Iraani valimatutele rünnakutele kogu piirkonnas on praegu Araabia lahes lõksus üle 22 500 meremehe, kes on pardal rohkem kui 1550 kaubalaeval ega saa edasi liikuda. Lisaks laevandusele on Iraan jätkanud oma naabrite tahtlikku ründamist. Alles eile ründas Iraan Omaani korra ja Araabia Ühendemiraate 3 korda, sealhulgas Fujairah'i naftaterminali, mille rünnak suudeti edukalt tõrjuda. Nad kasutasid samuti USA vägede vastu tiibrakette, droone ja väikelaevu, kes kaitsevad kaubalaevandust väinades. Ja Ameerika Ühendriikide mereväe MH-60 helikopterid ning armee AH-64 Apache helikopterid suutsid need ohud edukalt tõrjuda. Siiani on tänane päev olnud vaiksem. Nüüd, lõpuks ja mis kõige tähtsam, teatas Iraan eile ka uuest mehhanismist, mida laevad peavad järgima, kui nad tahavad Hormuzi väina ületada. Ja tead mis? Nad tegid vea. Ma arvan, et kuna internet ei ole Iraanis eriti levinud, siis nad ei tea täpselt, kuidas internet töötab. Nad jagasid e-posti aadressi, mida nad hakkavad kasutama laevadega suhtlemiseks ja sisuliselt trahvide sissenõudmiseks. Umbes $2 miljonit iga tankeri kohta, kui nad tahavad Hormuzi väina ületada. Nüüd, ma ei taha öelda midagi, mis võiks mulle YouTube'is pahandusi tuua, sest ma ei ole täpselt kindel, millised selle kohta juhised on. Aga uudistekanalina näitan teile seda e-posti aadressi, mille Iraan on avalikustanud. Ja võib-olla, kui teil on paar minutit vaba aega,
võite natuke lõbutseda. Tehke, mida soovite, see on avalik. Iga video saab meil vähemalt paar tuhat vaatamist. Nii et kui Iraan saab paar tuhat e-kirja, siis arvan, et neil on raskem teistelt tankeritel seda $2 miljonit välja pressida. Nii et lõbutsege. See on kõik, mis mul teile öelda on. Loodetavasti on meil selle kokkuleppe kohta homme mingisuguseid uudiseid. Nagu ma ütlesin, salvestan seda teisipäeva õhtul. Nii et loodetavasti toimub Hiina kohtumisel, kus osaleb Iraani välisminister, mingisugune edasiminek ja meil on mingi kokkulepe. Vastasel juhul olen ma väga segaduses, miks me peatasime operatsiooni Projekt Vabadus. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.